Jaloo, shaloo, laupäeva live Firebeariga. Tänane teema tuli niimoodi, et kõigepealt ma mõtlesin, ma nägin Teal Swani päevast päevast uuendust, kus ta rääkis rassismist ja siis ma mõtlesin, et ma teen rassismi kohta. Aga kui ma juba olin kirjutanud peale, et rassism, siis ja vaatasin selle video ära ka, kuulasin ta uuesti üle, ma olen alati ju, kõik ta videod tavaliselt on juba üle vaadanud enne. Ja siis kuidagi nagu ei tekkinud nagu tunnet, et ma ei tekkinud üks entusiasmi seda teha. Ja siis ma leidsin selle video, mis on siis Diving Deep Shadow Work ehk siis sukeldume sügavalt ja varjutöö ja see kohe kutsus ja ma arvan, see võis olla üks esimestest videotest, mida ma tõeliselt läbi töötasin iseenda jaoks ja hakkasin sellega tänu sellele videole üldse nagu iseenda sees neid protsesse läbi tegema, mida ta siin ka kirjeldab. Et selleks tal on ka nende protsesside jaoks nagu erinevad videod, ta ise soovitab siin ka veel ühte teist videot, mille ma varsti ära mainin. Aga jah, et ma arvan, et see video nagu oli üks nendest väga olulistest videotest minu jaoks siis, kui ma hakkasin üldse teda kuulama, vaatama, sest see on lihtsalt üks väga oluline video. Ja ma arvan, et kõigil on vaja seda teada. Kindlasti kõik võiksid seda teada. Natukene nagu ennast upgrade'ida. Nii, aga esimesed vaatajad on kohal. Tšau, öelge oma numbrid. 1-43 kui eesti keeles soovite ja vist 43, jah? Ikka veel ei ole rohkem. Ja 56 kui inglise keeles soovite, siis kirjutage juurde, et soovite inglise keeles. Emotsionaalsed kommid. Kuidas siis kõigil läinud on? Ma saan aru, et on suvi käes ja siis keegi ei tulegi enam tuppa laupäeva laivi vaatama, on ju. Aga tšau Kaja, minu numptšik. Nii, 20. Eeldan, et eesti keeles. 20 on. Millal kellegi heategu muutis su elu? Millal kellegi heategu muutis su elu? Väga head küsimused. Ma joon natuke veel. Muide, kas laete oma vett mingi energiaga, mida soovite enda elus tunda, enda kehas tunda? Njam. Mis mu enda number siis täna on? Nii kaua ootame, kui kogunemine käib. Minu number on täna 11. Jälle 11, kogu aeg üks ja sama number. Mis see 11 on? Sõnad võivad hävitada, aga ka tervendada. Ja, järelikult see on oluline. Okei, tundub, et praegu vist tuleb pihta hakata. Kes tuleb hiljem, see tuleb hiljem. Muide, kes veel ei tea, siis ma laen neid videosid ka nüüd YouTube'i, et kui teil on sõbrad, kes Facebookis ei ole, aga kes oleksid nendest huvitatud ja arvate, et ma näen, Aurora jõudis kohale, Aurora ikooni tundsin ära. Et siis võite jagada, ma postitasin siin selle samal lehel Piret Firebeari Eesti YouTube'i playlisti linki, et võite jagada oma sõpradega, kes oleksid huvitatud. Nii siis jah, sukeldume sügavale, et varjutöö. Teal alustab sellest, oleme kuulnud ütlemisi, ma olen kogu sellest draamast väsinud ja ta on draamakuninganna või draamakuningas. Võib-olla oled isegi seda öelnud. Ja draama on sõna, mida me kasutame, kui tahame valideerida emotsionaalset kogemust või meie ekstreemne reaktsioon emotsionaalsele kogemusele. Hei, Scott! 35 I see. Sest kõrvaltvaataja tunneb, nagu see oleks ebavajalik, kutsumata või ülepaisutatud. Ma ütlen vahepeal Scottile siin 35, ära 41 Aurorale näen. Okei, Scott, you ready? 35,
35. Love is always the answer. Love is always the answer. It's all about love today. tänane päeva quote oli ka armastusest. Minge vaadake mu lehel. 41 Aurorale. 41 on, kas lubad elul ennast üllatada? See on see, mis jälle mulle potsatas pähe. Thank you, Scott. Kas lubad elul ennast üllatada? Aurora. Kindlasti, ma usun küll, et lubad. Nii et jah, see on siis see, mida me kasutame, kui meile tundub, et kellegi reaktsioon on ülepaisutatud või ebavajalik või mis asja, miks ta niimoodi imelikult reageeris. Draama on sõna, mis originaalselt oli kasutatud tegelikult näitlemiseks. Sellepärast tegi see sõna oma debüüdi läbi teatri. Emotsionaalses elus on draama. Ma oleks pidanud oma teksti üle vaatama. Ma teen nii paljusid asju korraga, et ma täna ei vaadanud oma teksti üle. Palun vabandust, nii ma katsun. Emotsionaalses elus on draama seotud seisundiga, emotsiooniga või sündmustega, millesse on segatud intensiivne. Pane need kaks asja kokku ja sul on definitsioon inimesest, kes on dramaatiline. Inimene, kes on dramaatiline, on inimene, kes käitub, nagu nad oleks intensiivse konflikti seisundis. Ja miks nad siis käituvad, nagu nad oleksid intensiivse konflikti seisundis, sest nad on intensiivse konflikti seisundis. Sellest on meil vaja aru saada, et nad ei käitu seda niisama. Mitte keegi ei reageeri üle. Ei ole olemas olnud kunagi ühtegi inimest või ühtegi mingit muud olendit selles universumis, kogu selle universumi ajaloos, kes oleks reageerinud üle. Me käitume alati ideaalses vastavuses reaalsusega, mida me ise sel hetkel tajume. See on muide hea ka iseendal nagu iseenda valideerimiseks, iseenda emotsioonide valideerimiseks ja ka teiste loomulikult, et me nagu teist ei vaata ka niimoodi enam, et ta reageerib üle, vaid me püüame mõista teda. Reaalsus, mida meie tajume, ei ole tingimata sama reaalsus, mida teised tajuvad. Emotsionaalsetest kogemustest, siis ei ole olemas üldse sellist asja nagu draama. Näiteks on selline arusaam, et inimene, kes on dramaatiline, kas reageerib üle või siis ta mängib saada tähelepanu nagu näitlejad. Ja nüüd selle peale Tiil ütleb, kui see on nii ja nad tõesti reageerivad üle, et saada tähelepanu, siis mõtle selle peale, loogiline ju, on nad ekstreemse konflikti seisundis ja sügaval sisimas on nad meeleheitel tähelepanu järgi. Nad tunnevad, et neid ei nähta, neid ei kuulda, neid ei armastata. Sügaval sisimas ei usalda nad iseennast ja nad isegi ei meeldi iseendale vahel. Nii et neil ei olegi sisemist rahu, nad ei saagi midagi muud teha, neil ei ole sisemist rahu. Ja sügaval sisimas nad lausa karjuvad, et teised inimesed päästaksid neid nende endi käest. Et sellepärast nad teevadki seda, sellepärast nad karjuvadki tähelepanu järele, sest neil on selline sisimas sügav konflikt. Küsimus, mida meil on vaja sel hetkel küsida, kui me näeme kedagi seda tegemast. Tšau Jüri, aitäh su klepsu eest jälle. Võita. Kas nad tõesti reageerivad üle või mängivad nad välja, tunnevad ennast mitte armastatuna, mitte kuulduna, mitte hoolituna. Kui sina ei valideeri teiste inimeste tundeid, öeldes neile, et nad on dramaatilised. Aitäh, Helina, nägin su numbrit reklaamipausi ajal ütlen. Siis oled sina õppinud oma elu jooksul oma enda tundeid mitte valideerima, ehk siis need inimesed, kes ei valideeri teiste tundeid, ei valideeri enda tundeid ja selle tagajärjel ootavad nad teistelt seda sama. Loogiline. Isegi kui sa soovid, et sa ei tunneks nii, nagu sa tegelikult tunned, kuidas sa tegelikult ja mitte tunda selle pärast häbi. Tundes sügavalt häbi selle pärast, kuidas sa tegelikult tunned, on tõeline põhjus, miks sa tahad eitada ja mitte valideerida seda, kuidas on ju. See on ka valideerida, kuidas teised inimesed tunnevad, andes neile hinnangu,
et nad on dramaatilised, ehk siis mõtle selle peale, kui sina ise seda ei tee, siis mõtle teised ei valideeri teiste tundeid, arvustavad, kritiseerivad ja igaveseks üles-alla hüplevaks Ameerika mägedeks. Tundub, et me ei saa sellelt sõidult maha, sest me oleme kinni asjade pinnapealsuses, me ei sukeldu sügavamale. Me ei näe, et pinnapealsed sündmused, mis põhjustasid meie elu. Nonii, tagasi, panin endal telefoni andmevahetuse peale. Ehk nüüd ilusti veab välja mul. Sorry, et mul see wifi siin kogu aeg jamab. Okei, ma jäin selleni. Me ei näe, et pinnapealsed sündmused, pindmised sündmused, mis põhjustasid meie eludes konflikti, ei ole lihtsalt päästikud, triggers, päästikud, ma tõlkisin, vaid nad on ka sõnumitoojad, mis võimaldavad meil olla teadlikud millestki, mis on maha maetud ja alla surutud sügaval meie sees. Ma loen seda uuesti, seal on mul ring ümber, see on väga tähtis. Me ei näe, et pindmised sündmused meie elus, mis põhjustasid konflikti, ei ole lihtsalt päästikud, vaid nad on ka sõnumitoojad, mis võimaldavad meil olla teadlikud millestki, mis on maha maetud ja alla surutud sügaval meie sees. Kui me tahame end paremini tunda, oleme me teinud mida? Me oleme üritanud muuta pindmiseid olusid oma kogemuses. Näiteks lõpetame suhte, kolime teise linna, alustame dieeti, liitume mingi spordiklubiga, oleneb milles siis, mille eest me proovime põgeneda, mida me proovime muuta, võtame medikamente. Aga tehes ainult seda, ehk siis see on ka hea, aga kui me teeme ainult seda, kui me ainult proovime kosmeetiliselt nii-öelda muuta oma elu, otsides ja leides füüsilisi tegevusi, et end paremini tunda, ei saa me originaalse konflikti eest kauaks põgeneda. See lihtsalt tuleb uuesti välja. Uues suhtes, uues linnas, olenemata sellest, kuidas ja mida me sööme, kui palju treenime või milliseid rohte võtame. Draama meie eludes jätkub, kui need muutused, mis me teeme, muudavad meie probleemidest pindmiseid sündmuseid, selle asemel, et muuta meie valu sügavat põhjust. Toome ühe näite. Tiil tõi selle näite. Ütleme, et ma olen ülekaaluline. Emotsionaalselt tunnen ma ennast kohutavalt. Paksuks olemine, mida kogen, on probleemi füüsiline tagajärg. Pindmiste sümptomite olemus on palju sügavamal. Kui ma sukeldun sügavamale endasse ja oma valusse, võin ma leida, avastada, et tunnen tugevat häbitunnet ja et lapsena ei olnud ma kunagi võimeline elama teiste inimeste nõudmiste järgi. Seega, mu keha püüdis mind kaitsta, tšau Merle, ehitades teiste ja nende nõudmiste vahele paksu rasvakihi nagu seina. Kui nüüd mina praeguses olukorras, kui ma kui ma avastasin selle, et mul on selline häbi ja et see oli selle pärast, kui ma nüüd muudan oma arusaamist teiste ja nende nõudmiste suhtes ja arendan endas välja enesekindluse, siis ei ole seda üleliigset rasvakihti enam vaja. Ja ma hakkan kaalu kaotama iseenesest. Siis tänu sellele võin ma end tunda inspireerituna, et liituda spordiklubiga või paremini süüa. Aga need muutused on inspireeritud muutusest, mis toimusid palju sügavamal tasemel. Kui ma lihtsalt hakkaksin trenni tegema ja muudaksin dieeti ilma teadlikkuseta ja blokeeritud häbi emotsioonide integreerimiseta, ei lõpeks sisemine konflikt, mis paksuks minemist põhjustab. Draama minu elus ei lõpeks. Ma prooviksin muuta oma probleemi pindmiseid füüsilisi tagajärgi, selle asemel, et mõjutada probleemi põhjust. Pika jutu kokkuvõtteks, ütleb Tiil, meil on vaja sukelduda sügavale enda sisse. Nii et kuidas me seda teeme? Kuidas sukelduda sügavale? Nii, ma nüüd vahepeal ütlen numbreid, Merle. Ja kes on veel siia tulnud, kes ei ole saanud veel oma numbreid? Olge nii nunnukesed ja küsige oma numbrid. Meil on nüüd reklaamipaus. Nii et Helina, number 18, ma loodan, et sa oled veel seal. 18. Ja eks need on kõigile ka, niikuinii kõik saavad niikuinii sellest osa.
kuidas sa saaksid rohkem lubamises olla iseendaga? Mõtle selle peale, küsi endalt, kuidas ma saaksin rohkem lubamises olla iseendaga? Tunneta seda, mis tunne see on rohkem lubamises olla iseendaga ja tunneta, kuidas sa selle vastu võtad. Aitäh, luba endal tunda, kuidas on olla rohkem lubamises iseendaga. Nonii, ei jõua vist praegu rohkem ära oodata. Ma ei tea, kui te olete ju ajaliselt maas ka, et mina teen siin video, teieni jõuab see ei tea millal. Ja siis, kui te mulle vastate, siis see jõuab minuni jälle hiljem ka, et nagu see ajaline nihe on meil siin vahel kogu aeg. Aga eks ma siis järgmise reklaamipausi ajal ütlen uuesti numbreid, ma praegu veel ei näe. Niisiis, kuidas sukeldu sügavale? Ära tundes päästikud, triggers. Ma panin selle, ma ei tea, kui keegi oskab mulle öelda, mis on parem sõna triggerile, päästik, siis kas on parem sõna kui päästik, siis ma olen väga hea meelega valmis vastu võtma ettepanekuid. Ehk siis niimoodi me sukeldume sügavale, kui me tunneme oma päästikud ära. Päästik on meeldetuletus möödunud traumast. Seda nimetatakse päästikuks, sest täpselt samamoodi nagu relvapäästik, mida tõmmatakse, mis tähendab, on ka emotsionaalsed päästikud, mis ilmnevad meie reaalsuses ja põhjustavad kohese reaktsiooni meie kehades. Ja see reaktsioon, mis meis siis nüüd vallandub, me kutsume seda reaktsiooni emotsionaalseks laenguks. Me näeme selliseid päästikuid põhjustamas emotsionaalseid laenguid tihtipeale PTSD, ma ei tea, mis eesti keeles on post-traumatic stress disorder, ehk siis traumajärgne stressihäire, midagi niisugust. See on näide sõjaveteranist, kes pöördub koju ja uusaasta ööl, kui lastakse ilutulestikku, läheb ta hulluks, hüppab laua alla ja ta on veendunud, et ta on tagasi selles dramaatilises mälestuses. Tema dramaatiline mälestus tuleb üles. Ta tunneb, et ta on tagasi tulejoonel. Aga selleks ei ole vaja seda traumajärgset stressihäiret, eriti seda, mis on diagnoositud, et meil saaks olla päästikud. Aitäh, Merle, suure südame eest ka. Olles ausad, 12 näen. Kõigil inimestel sellel planeedil on päästikud. Et aru saada tavalisemat väljendust päästikust, ehk siis ei pea olema sõjaveteran, ehk siis nagu kuidas aru saada, kuidas meil kõigil saab olla päästikud, siis vaatame tavalisemat näidet. Tavalisemat. Naine astub uude suhtesse, kõik läheb hästi. Suhe on lubav, kõik on mõnus, nad teevad asju koos, kuni ühel päeval partner selle asemel, et naisega kontakteeruda, läheb hoopis sõpradega välja. Nüüd, kui tema vaatab ja mõistab, et mees prioriteerib sõpru tema asemel, võib ta tunda koheselt viha ja võimetustunnet. Ta tunneb end hüljatuna ja väärtusetuna. Ta kahtleb nende suhtes ja saab mehe peale vihaseks ja võib öelda talle seda, ehk siis lash out, ma ei tea, kuidas see on, karjuda peale näiteks. Nüüd, mis siis juhtus? See oligi päästik, see sündmus oli päästik, mis tegelikult viitas tema sügavamale tervenemata haavale tema sees. Võib tunduda, et ta reageeris üle. Võib isegi tunduda, et ta on draama kuninganna, nagu öeldakse, on ju. Ja see on täpselt see, mida ta partner arvab. Mis mõttes, mis juhtus nüüd siis? Issand jumal, miks sa niimoodi reageerisid? Ta arvab, et naine reageeris üle ja nüüd kahtleb ka tema selles suhtes. Nüüd, kui naine tunneks ära selle emotsionaalse laengu kui päästiku ja kasutaks seda päästikut, et sukelduda sügavamale enda sisse, avastaks ta, et tema reaktsioon sellele sündmusele on pindmine sümptom.
sügavamale, lahendamata draamale ja integreerimata leinale. kui ta oleks kasutanud päästikut, et sukelduda sügavale, oleks ta avastanud, et ta tundis end hüljatu ja väärtusetuna siis, kui tema isa prioriteeris kõike muud peale tema, kui ta oli laps. Ta avastaks, et isa oli temast lahti ühendatud ja see ning armastuse puudus, mida ta tundis, oli sügav haav tema sees. Ja nüüd see lihtsalt mängis uuesti välja uues olukorras, uue inimesega. See oli see, mis pani teda tundma end võimetu ja väärtusetuna. Reaktiivsuse tase, mida ta oma partneriga demonstreeris, ei olnud tegelikult reaktsioon tema partnerile, vaid oli reaktsioon tema isale. Sa tunned päästiku ära nii, päästikud toovad alati esile ebamugava emotsiooni. Kuni ekstreemse emotsioonini. Nad panevad sind tahtma reageerida või ennast kaitsta. Kui me kogeme päästikut, tunneme me koheselt võimetuna. Me ennast tunneme koheselt võimetuna, kui me tunneme päästiku ära, kui me kogeme päästikut. Ja me võime tunda ennast nii kurvana ja nagu leinamas täielikult, et me ei saa pisaraid tagasi hoida. Või teine variant, et me tunneme ennast raevununa, nagu tuli läheb, lihtsalt lahvatab. Nii et tahame midagi ära lõhkuda või kellegi ära tappa isegi. Ja see ei ole tegelikult naljakas, et selles mõttes, et sellepärast inimesed teevad niisuguseid asju. Sest nad reageerivad mingile päästikule. Niisiis draama ehk siis intensiivne sisemise konflikti seisund on reaktiivse progressiooni olemus. See on disainitud, et saada teised inimesed meile tähelepanu pöörama, mida me ise sel hetkel ei saa endale anda. Mis me saame? Me saame lõpetada selle draama oma elus, kasutades päästikuid kui punaseid lippe, et sukelduda sügavale enda sisse, et leida oma emotsionaalse reaktsioonide tuum. Me saame neid kasutada, neid päästikuid, et sukelduda sügavale, et leida oma mahamaetud, lahendamata ja integreerimata lein. Kui oleme leidnud oma emotsionaalse konflikti põhjuslikkuse, saame me seda reguleerida. Isegi kui me leiame selle konflikti põhjuse, siis see juba muudabki seda. Muudab meie reaktsioone, muudab meie tundeid selle sama situatsiooni puhul. Mõtle sellest, kui, tal on väga ekstreemsed näited alati, mõtle sellest, kui peidetud laiba välja kaevamisest, et lihtsalt küsi arheoloogidelt. Et samalaadselt, kui maetud laibale õhu juurdevool, on ka meie sees teadlikkuse kohalolu maha maetud leinale. See muudab selle igaveseks. Nagu saate aru? Et siis nagu laip, mis on olnud maa all ja nüüd, kui õhk pääseb ligi laibale, siis see ei ole enam sama, see on nagu koheselt nagu muudab selle reaktsioon on, võib-olla keegi oskab seda paremini selgitada, aga samamoodi siis, kui meie toome teadlikkuse oma maha maetud leina ja mis iganes valu paljastame teadlikkusele, siis see muudab selle igaveseks ära. See ei saa enam kunagi olla samasugune. Niisiis, pindmised käitumised, mis meie ellu ilmuvad ja meie elude situatsioonid, kõik nihkuvad automaatselt. See on nüüd siuke lause, mis on pindmised käitumised, mis meie ellu ilmuvad ja meie elude situatsioonid nihkuvad automaatselt maha maetud emotsionaalse valu põhjuslikkuse reguleerimise tulemusena. Ma loodan, et make'is sense'i. See viib püsivad kergenduse ja muutuseni selle asemel, et olla ajutine. Thiel ei ütle, et me ei peaks võtma mingeid füüsilisi samme mitte kunagi. Ta ütleb, et tehes mis iganes füüsilisi samme enne, kui oleme kasutanud seda päästikut, et sukelduda emotsionaalselt sügavale endas ja muuta meie leina või reaktsiooni põhjuslikkust,
ei ole me lahendanud midagi. See päästik jätkab olemast laetud ja see originaalne asjaolu, mis trauma põhjustas, jätkab enda peegeldamist meie kogemusse, sest see esialgne trauma peegeldub alati meie edaspidisesse ellu, kuni me ta siis lõpuks integreerime. Me kogeme seda uuesti ja uuesti ja uuesti, kuni oleme valmis nägema seda punast lippu ja kasutama seda, et sukelduda sügavamale enda sisse. Nüüd jah, esimene samm on ära tunda enda päästikud kui päästikud ja neid nii nimetada. Need on meie päästikud. See juba muudab neid, nii et sa saad astuda tagasi sellest emotsionaalsest reaktsioonist, mis sul oli ja oled nüüd vaatlemas oma reaktsiooni selle asemel, et seda läbi elada. Et sa ei ole enam selle sees, vaid ahah, see on päästik. Nüüd sa saad sellest natuke eemale tõmbuda. Okei, nii ma vaatlen seda päästikut. Teine samm on ära tunda sõnumitoojad. Sõnumitoojad on siis meie pindmised sündmused, mis põhjustasid selle ekstreemse ja ebamugava reaktsiooni meis. Need asjad ei ole kunagi asjad, mis juhtuvad sulle. Nad ei ole midagi uut. Nad on peegeldused. Nad on selle sügava lahendamata haava, mis on sinu sees, sõnumitoojad. Selle asemel, et sõnumitooja maha lasta, tunne nad ära ja nimeta neid nii. Päris palju selgust kohe tuleb, on ju? Nii, vahepeal on reklaamipaus. Number 12 Merlele. 12. Pole mõtet ennast tagasi hoida. Me oleme siin maailmas, et avarduda. Pole mõtet ennast tagasi hoida. Me oleme siin maailmas, et avarduda. Mõnus. Avardume. Et ja nüüd ta siis toob välja selle, et sel hetkel, kui ta tegi seda videot, siis eelmine video, mis ta oli teinud, oli nimetatud The Feeling Body, kus ta siis selgitabki seda protsessi. Mida me saame läbi teha, et taas integreerida need alla surutud ja dramaatilised mälestused, et taas integreerida oma emotsioonid. See on sama protsess, mida meil on vaja kasutada, kui me töötame päästikuga. Kui saad, vaata seda videot, The Feeling Body. Kui sa juba oled seda teinud, siis ma värskendan su mälu ja tegelikult ta räägib päris põhjalikult juba siin lahti, nii et kui sulle sellest piisab, tegelikult on mul plaanis ka teha näiteks How to Heal Your Emotional Body on ka selle protsessi kirjeldus. Meil on vaja istuda selle emotsiooniga. Miks ma alati julgustan kõiki, kellel on mingid protsessid käimas, ära proovi seda muuta, ära proovi hakata seda eitama, ära suru seda alla, istu sellega, ole sellega kohal. Ta ütlebki täpselt nii, meil ei ole vaja seda muuta ega selle eest ära põgeneda ära. Mine oma suitsu võtma, ära proovi end paremini tunda, ära lase kellelgi teisel ennast aidata paremini tundma. Nagu ta näiteks toob ühest teisest videost, ta tõi näite, näiteks on mees näiteks just läks oma tüdrukust lahku, ta tunneb ennast sitasti ja siis sõbrad viivad ta stripibaari ja jooma ja nagu tähelepanu ära juhtida. On ju? Ja see on see, mida me oleme tegelikult inimkonnana teinud kogu aeg, tähelepanu kõrvale juhtinud oma valust. Selle asemel, et olla sellega kohal ja seda protsessida. Aga just seda on vaja teha. Istu, ole täielikult kohal sellega, kuidas see emotsioon tundub. Selle sensatsiooniga. Hinga sisse ja välja. Sa ei pea mitte midagi muud tegema. Hinga sisse ja välja, ole kohal. Tuleta endale meelde ja oma emotsioonidele. Pöördu nende emotsioonide poole. Ütle neile, ma olen täielikult sinuga siin, nüüd kohal. Ma olen sinuga täielikult kohal, siin ja praegu. Ja siis, kui sa oled valmis, küsi endalt 3 küsimust. Esimene küsimus. Kuidas ma tunnen? Proovi nimetada need emotsioonid ja sensatsioonid ja tunded enda sees. Proovi neile nimesid, nimetada neid, mismoodi sa tunned.
nagu proovi nagu oma keha siia tuua, et nagu mitte nagu et pettunud nii väga, kuivõrd nagu näiteks, et sa tunned rinnapiirkonnas nagu kokku surutud tõmmet, et proovi nagu panna füüsilisse. Luba endal tunda erinevaid aspekte selles tundes, mida oled kaua aega alla surunud. Luba endal lihtsalt tunda, isegi kui sa ei oska neid kirjeldada, luba endal seda tunda. Number 2, teine küsimus. Millal ma kogesin viimati täpselt samasugust tunnet? Lase endal visualiseerida seda kogemust täielikult, nii et emotsionaalne seisund oleks väga reaalne. Lase oma alateadvusel vastus sinuni tuua emotsiooni vormis, tundena, sensatsioonina ja või kujutluspildina. Mõni oskab visualiseerida või mõni saab visualiseerida, mõni ei saa. Mõne jaoks on rohkem visioonid kui tunded. Proovi nagu lihtsalt ole täielikus lubamises, lase tal endani jõuda. Ära mine teda otsima, ära proovi seda meelde tuletada, vaid lase tal endani jõuda. Sa kujuta ette, et sa oled nagu jõgi voolab sinuni. Siuke samamoodi nagu sa lased sellel infol endani jõuda, sa oled lihtsalt vastuvõtmises avatud. Võib-olla sa isegi sel korral kohe ei saa sellega hakkama, võib-olla see jõuab sinuni 2 nädalat hiljem. Aga põhiline on see, kui sa oled küsinud, siis alati tuleb see vastus sinuni. Ole lihtsalt avatud, ole kohal. Ja 3. küsimus, millal ma esimest korda oma elus sama tunnet tundsin? Ja nüüd sa lased endal minna tagasi sellesse hetke. Ja tegelikult reaalsuses sa ei lähe tagasi, vaid sa kutsud minevikku olema osa olevikust. Sa lubad minevikul taas integreerida oma praegusesse aega. Isegi kui see, mida sa näed või tunned, ei ole üldse loogiline. Pane tähele, mida sa näed, pane tähele oma tundeid, pane tähele, milliseid lõhnu ja sensatsioone sa tunned oma kehas. Miks sa arvad, et tunned, mida tunned? Mis on asjaolud, mis on selle situatsiooni asjaolud? Ja jällegi sul on vaja olla kannatlik selle protsessiga, et ei ole olemas vale viisi, kuidas seda teha. Sinu emotsionaalne integratsiooniprotsess ilmneb orgaaniliselt iseenesest. Kui sa kognitiivselt, ratsionaalselt mõistad, miks sa tunned nii, nagu tunned, niimoodi järsku sa saad sellest aru, siis see on sellepärast, et sul oli vaja seda kognitiivset mõistmist oma emotsionaalseks arenguks. Kui sul ei ole sellist tunnet, siis see on sellepärast, et sul on lihtsalt vaja integreerida emotsiooni. Tõenäoliselt emotsiooni, mis ilmnes enne, kui sul oli võimalik üldse kognitiivselt aru saada asjadest. Sa ei olnud üldse võimeline arutlema asju kognitiivsel tasandil. Ja see oli tavaliselt enne 8. eluaastat. Sa olid täielikult tunda maailmas. Selle asemel, et olla mõistuse maailmas, mõistust kogemas. Ja see on okei. Tundes neid tundeid on piisav, et neid integreerida täielikult. Seda on minu meelest lohutav kuulda. Minul on näiteks tihtipeale nii, et mul on tunne, ma ei tea, mis mälestus isegi sellega koos on, aga ma lihtsalt luban endal tunda seda tunnet. Nutan, kui tahan. Ei pea midagi kellelegi selgitama. Iseendal ka ei pea leidma põhjust, kui ei tule põhjust üles, aga lihtsalt tunda seda tunnet, tunda seda emotsiooni, olla sellega kohal, olla iseendaga kohal selles emotsioonis. Ja see juba ongi juba töö, ongi juba integreerimine. Nüüd sellest punktist, kuhu sa oled viidud tagasi, millal sa kogesid seda originaalset traumat, kui sa tunned, et sa tahad ja et see on sinu jaoks korrektne, võid sa originaalse kogemuse nii-öelda ümber muuta või parendada, sa võid visualiseerida sealt mingit väljundit. Pidades meeles, et isegi olles kohal, jälgides, vaadeldes ja tundes seda kogemust, taas integreerib selle, nagu ma just mainisin, et sa ei peagi teadma ja sa ei pea isegi proovima seda parendada, see juba, kui sa lihtsalt oled kohal, juba integreerib. Aga kui soovime, võime teha järgmise sammu, et seda parendada. Sinu täiskasvanu aspekt saab aidata su lapsaspekti. Me saame situatsiooni tervendada, me saame vaadelda mälestust
ja siis tervendada või parendada seda viisil, mis tundub meile emotsionaalselt positiivne. Seda kutsutakse tööks sisemise lapsega. Mõned teist võivad selle praktika seenele saata muide, kes tunneb, mis asja. Sest teile võib tunduda, et viites aega selles mittemateriaalses maailmas ei tee ju mitte midagi head. See ju pole tegelikult aktiivne muutus. Ja selle peale Thiel ütleb, see ei saa olla kaugemal tõest. Ta kasutab seda väljendit hästi palju, see ei saa olla kaugemal tõest. Mulle meeldib see. Kõik sinu elus on kõrvaltoode ja põhjuslikkus sinu lapsepõlves kogetud traumadele. Kõik päästikud, mida sa koged praegu, mine sukeldu ja leia see oma lapsepõlvest üles. Minnes tagasi oma kogemusse ja muutes selle trauma juurt, tuuma, muudab see ära ka kõik oksad, kui me mõtleme puu juurt, siis ta muudab ka need oksad, mis tulenevad sellest traumast. Ja kui sa lähed tagasi piisavalt ja teed sellist protsessi, oled sa üks neist inimestest, kes võib lõpetada suitsetamise ühel päeval. Ja mitte sellepärast, et sa tegid selleks midagi, et suitsetamist maha jätta, vaid ainult sellepärast, et sa taas integreerisid mingit allasurutud ja integreerimata emotsiooni endas, mis põhjustas tegelikult sul tahtmise üldse suitsetada. Vot nii, sinu asjaolud hakkavad iseenesest muutuma, ilma eranditeta. Selle tulemusele, et sa parendad nende olude põhjuse, mis on alati mineviku trauma. See protsess lubab meil võtta oma tähelepanu praeguse sündmuse sõnumitoojalt, mis põhjustab meil tunda end halvasti. See viib meid kohta, kus me saame võtta ära oma tähelepanu päästikult ja selle asemel, et sellele reageerida, oleme vastuvõtmise ruumis, kus me oleme võimelised kasutama seda päästikut kui punast lippu, et sukelduda sügavale enda sisse, et ära tunda lahendamata lein ja emotsionaalsed probleemid endas, mis on vaid jäljendid sellest, mis meis ikka veel eksisteerivad. Kui me seda teeme, on see blokeeritud emotsioon võimeline taas integreeruma meie olemusega. Sellest tegelikult killustatuse videos ka, ma arvan, et ma rääkisin. See on sügav emotsionaalne tervenemine, sest see on taasintegratsioon. Nii et kõige olulisem asi, mida saame oma elus teha, on lõpetada käitumine, nagu miski oleks draama ja kohelda draamat, nagu see tõesti on päästik, paludes meil sukelduda sügavamale. Vot nii, selline hea video täna. Ma loodan, et kedagi inspireeris. Ma loodan, et aitas aru saada asjadest natuke paremini ja võib-olla aitab sukelduda sügavamale enda sisse. Ja teeme siia otsa ka ühe energiatõmbe. Kui sa oled valmis, leia omale mugav asend. Hakka sügavamalt ja mõnusamalt hingama sisse ja välja. Lõdvesta enda keha, pane silmad kinni, lase kõik kaitsed alla ja ava süda. Ole lubamises, ole lubamise ruumis endale. Kui soovid, võid ennast kujutada oma lemmikpaika, kus on turvaline olla. Võid kutsuda enda ümber enda jaoks toetava ja turvalise energia, näiteks inglid, meisterõpetajad, mingid looduselemendid, mõni inimene või mõni muu olend, kes on sinu jaoks turvaline ja toetav, et sa tunneksid ennast hoolitsetuna, armastatuna, võid ajada jälle juured oma jalataldadest maa südamesse, armastuse keskusesse. Ja võtta vastu see suur, kõikehõlmav armastus meie ema südames. Alati aktsepteeriv, alati armastav. Ja tõmba see armastus enda südamesse välja. Nii et sa tunned ennast armastatuna, sa tunned ennast enda eest hoolitsetuna, sa tunned ennast turvaliselt. Sa oled ise lubamise ruumis endale ja kõikidele oma emotsioonidele.
siin ja praegu. Ja lihtsalt ühendugi sellega, kuidas sa ennast just praegu sellel hetkel tunned. Ole täielikult aus, ära lükka ühtegi mõtet tagasi, vaid ole lihtsalt täielikus lubamises. Ja kui sul on mingid mõtted, mis on nagu ahvipärdik sinu peas, siis sa võid ka küsida, et mis on selle taga. Kas seal on mingi hirm, millega mul oleks vaja praegu kohal olla? Luba sellel olla, luba sellel üles tulla, luba sellel ennast näidata, ole tema jaoks lubamine, lubav ruum, armastav lubav ruum selle emotsiooni, tunde, sensatsiooni jaoks. Lihtsalt hinga, lõdvestu, ole lubamises, ole vastuvõtlik, ole aktsepteeriv, täpselt nagu emamaa meiega aktsepteerib. Aitäh. Kui soovid, võid tõmmata nagu avada oma kroončakra ja lasta teadlikkusel ja meie kõrgemal minal olla meiega täielikus ühenduses, ehk siis ühenduda oma kõrgema minaga, ühenduda teadlikkusega. Olla lubamises siin ja praegu. Tunneta tänulikkust, et sa seda teed. Ja tunneta, kui tänulikud on need emotsioonid, et sa nüüd neid lõpuks kuulad. Proovi leida mingisugused emotsioonid ja tunded, mida sa oled alla surunud, et luba neil nüüd täielikult ennast näidata. Luba neile, et sa oled nendega siin kohal, ilma neid arvustamata, hindamata. Sa võid isegi tunda soovi nende käest andeks paluda, et sa oled neid alla surunud teadmatusest. Sa ei teinud seda seepärast, et sa tahtsid neile haiget või endale haiget teha. Sa ei teadnud ja see on täitsa okei. Nüüd sa ju tead. Tunneta, anna neile see sõnum edasi. Sina oled lubamise ruum, sa võid ennast avardada ka, avarda ennast igas suunas, et see ruum sinu sees avardub, armastus sinu sees avardub, turvatunne sinu sees avardub. Sa hoiad iseenda jaoks ruumi, kõige jaoks, mis on sinu jaoks, sinu sees, mis vajab sinu tähelepanu praegu. Ole lihtsalt kohal, täielikus lubamises, armastavalt. Aitäh. Pane tähele, vaatle, millised sensatsioonid ilmnevad sinu kehas. Ole lubamises, ära karda, midagi ei ole hullu. Midagi hullu ei juhtu sinuga, kui sa oled nendega kohal. Kinnita endale, et sul on turvaline olla. Sa oled hoitud ja kaitstud, sa oled armastatud. Sul on teadlikkus. Ole lihtsalt kohal. Aitäh.
hinga sisse kergust. Ja lase sellel oma olemusse laiali valguda. Puhtust, armastust. Lihtsalt vaatle ja ole kohal. Kõik on õige, mitte midagi pole valesti. Sa ei saa seda valesti teha, mäletad? Sa oled sina hoidmas ruumi iseendale, oma tunnetele, sensatsioonidele, emotsioonidele. See on üks parimatest asjadest, mis enda jaoks saab teha. Kui tunned soovi ennast kallistada, siis palun tee seda. Anna endale palju armastust. Anna endale teada, et sa armastad. Anna enda kehale teada, et sa armastad teda. Ja kui sa tunned jälle vajadust andeks paluda, siis tee seda. Anna ka iseendale andeks. Sa ei teinud ju seda meelega. Mõnus. Kui soovid võtta rohkem aega selleks, siis tee seda kindlasti. Kui oled valmis nüüd. Tunneta, kuidas sa annad endale nii-öelda, teed endale taotluse või annad endale lubaduse, et sa nüüd edaspidi oled endaga jälle rohkem kohal. Kuulad enda emotsioone rohkem. Tuletad endale meelde ise olla emotsioonidega kohal. Ütle aitäh kõikidele, kes on olnud sinu ümber, sul toetamas, olnud sulle turvaliseks ringiks. Ütle aitäh ema maale, tema armastuse eest ja tõmba oma juured tagasi. Ütle aitäh, et sa oled alati võimeline olema ühenduses oma kõrgema minaga. Aitäh. Tunneta seda tänulikkust. Kui mõnus. Ja kogu kokku kõik see energia, mis on sinu jaoks. Tõmba sisse, joonda ennast sellega, ankurdas endasse, see on nüüd osa sinust, sina oled alati olnud osa sellest energiast ja lase vabaks kõik see, mis sulle ei kuulu, mis sind ei teeni. Ja võid paar korda veel teha, kogu kokku kõik see, mis on sulle praegusel hetkel. Aitäh, joonda ennast sellega, ankurdas endasse, see oled sina. Võta vastu. Ja lase vabaks kõik see, mis sulle ei kuulu. Ja me teeme ühe korra veel, kui sina soovid, võid teha rohkem. Kogu kokku kõik see energia, mis on sinu jaoks, sulle kuulub ja on sulle oluline, on sulle panustav, joonda ennast sellega, võta see endasse vastu. Tunneta tänulikkust selle eest. Ja lase vabaks kõik see, mis sulle enam ei kuulu. Kui mõnus. Nonii. Aitäh, kallikesed. Aitäh, et tulite vaatama. Aitäh, et olete olemas. Aitäh, et tahate kõiki neid asju teha. Aitäh, Merle. Aitäh, Kristel, et sina veel tulid hiljem. Ja kes soovib, võib hiljem veel numbreid küsida. Võite mulle sõnumi saata postkastiga. Ja laadige oma vett armastusega ja kõikide heade asjadega, jooge seda sisse ja tundke elust mõnu. Ja kui mitte enne, siis järgmisel laupäeval kohtume.